Ja tere tulemast. Kell on saanud 3 ja täna ilusal sügisesel teisipäeval tervitan teid taas kord järjekordsel webinaril, mis on keskendunud meie webinaride sarjal Autodeski pilvelahendustele. Seekordse webinari pealkiri digitaalne koostöö ehituses. MMB avab uued võimalused. Mis see saladuslik MMB on, mis selle akronüümi taga peitub, seda hakkamegi kohe avama. Mina olen Karol Ahja, Autodesk Gold Partneri arukad süsteemid müügispetsialist. Tänane kava. Tänane kava hõlmab siis ülevaadet MMB paketist. Kohe räägime lähemalt, mis nende tähtede taga peidus on. Peamised töövood, mis selles paketis olevate tarkvara siis abil on võimalik teha. Siin kavas näete Recapit, Navisworks Manage'it ja Tandemit, aga eelnevalt on ka veel mõned tarkvarad, millest järjekorras siis nii ka räägin. Ära on toodud siin kavas just need tarkvarad, mida me ei ole kajastanud varemalt niivõrd palju. Ja need olekski nagu sellised uuemad lahendused või siis uuemad töövood, millest võib-olla saate inspiratsiooni. Nii, arukad süsteemid siis tegeleb Autodeski tarkvara edasimüügi ja koolitustega. Autodeski tarkvara peamised 3 valdkonda on ehitusarhitektuur ehk siis AEC, tööstus ja tootmine ja meedia ning mängud. Ja nüüd siis lähmegi siis meie MMB juurde. MMB on siis Model Management Bundle. Selline nimetus, aga kuna see 50% jääb kehtima või jääb külge sellele tootele. Ja tegemist on pilvelahendusega, mis võimaldab luua piiramatu võrgustiku nii oma ettevõtte töötajatele kui ka väljastpoolt osalevatele inimestele. Väljastpoolt siis ühe projekti raames näiteks, kuigi võib ka mitme. Lihtsalt see pilvelahenduste hulk, see on kirju. Ja igale ettevõttele on see väljakutse erinev. Mõni ei ole jõudnud BIM-i üldse. Mõni on juba selline, kes peab üleval 4 või 5 lahendust. See on natuke muidugi võib-olla kallis või tekitab segadust ja nõuab ikka korralikku orienteerumisvõimet. Aga MMB lahenduse konks on siis selles, et iga ettevõte saab vastavalt oma suurusele, mida mõõdetakse peamiselt käibe pealt, aga ka teisi parameetreid võetakse arvesse, saab Autodeski poolt ühe konkreetse hinna, millega siis aktiveeritakse litsents. Ja litsents annab siis võimaluse tõesti pilvekeskkonda kutsuda nii palju osapooli, kui see firma peab vajalikuks. Ja selles bundlis ehk siis kogumikus on järgnevad tarkvarad. Varemalt tuntud BIM Collaborate'i nime all, mille alla või mille sisse kuulusid Model Coordination ja Design Collaboration. Enam seda nimetust ei ole, ehk siis BIM Collaborate on kadunud ja nüüd saabki neid 2 moodulit Model Management Bundlis või siis BIM Collaborate Pro tarkvara litsentsiga. Pro litsents on siis eraldiseisev. Docs, vana hea tuttav, juba mitu aastat olemas ja on siin
põhjaks nii-öelda. Siis edasi Navisworks Manage, mis on väga tõhus tööriist, kui on mitmeid osapooli, mitmeid erinevaid formaate. Recap Pro pilvepunktide kogumise ja andmete siis ülekandmiseks mudelisse, tarkvara. Ja siin on praegu ära toodud ka Assemble, kuid see on veidi, ütleme, tuleviku vaatega. Täna me Assemble'ist veel ei räägi, kuna ei ole päris kindel, kas see jääb siia sisse ja see on nagu midagi täiesti uut ka. Igatahes võin etteruttavalt öelda, et see on ehitusettevõttele siis selle jaoks, et panna juba plaane kokku, et kuidas päriselt toimida võiks ehitusplatsil. Aga midagi uut ja huvitavat ja mida me oleme oodanud, on Tandem. Tandem, natukene nimi ka vihjab sellele, et millegagi käiakse paaris, on siis digitaalse kaksiku tarkvara. Et kui luua digitaalne kaksik, siis sellel eesmärgil, et jälgida valmis saanud hoone eluiga. Ja selle eluea sisse võib siis jääda mitu aastat ja vastavalt siis hoone komplitseerituse tasemele väga palju erinevaid funktsioone. Nii, aga järjest annan siis ülevaate nendest tarkvaradest ja nagu ütlesin alguses, need, mis on tuttavamad, nendest räägime vähem, need, mis on uuemad, mis võib-olla pakuvad inspiratsiooni uute lahenduste osas, nendest räägime natuke pikemalt. Docs on tsentraalne dokumentide haldus mudelite organiseerimiseks ja jagamiseks. Ta annab võimaluse siis meeskonna liikmetel saada juurdepääs täpselt samale ja õigele versioonile failidest. Vana tuttav on kindlasti Docs nendele, kellel on juba olemas AEC Collection, kui palju see kasutust on leidnud, see on iseasi, aga ta jääb vankumatult selleks põhjaks ka tuleviku kõikidel lahendustel, mis on Autodeski poolt pakutud. Docsi mõndadest funktsioonidest lähemalt, et kõik projekti failid, erinevad formaadid, kuni 60 formaati, kõike saate hallata sellel ühel platvormil, versioonihaldus, kinnitamised, teabekontroll. Et just rõhk sellele kõikidel osapooltel on juurdepääs samale infole. Vähendab siis vale arusaamisi, dubleerimist, segadust, vähendab ka infovahetuse teekondi, ma ütleks niimoodi. Et enam ei ole vaja saata e-maile või saata linke, vaid kõik saavad kohe nagu teavituse, kui fail on teatud versiooniga siis seal keskkonnas olemas. Design Collaboration, ka Construction Cloudi keskkonna osa, võimaldab juba projekteerimisfaasis erialade vahelist koostööd läbipaistvalt ja kontrollitult. Igal erialal on oma work in progress tööruum, kus saab turvaliselt mudelit arendada. Et näiteks konstruktorid, kes töötavad seal kandekonstruktsioonidega, siis saab katsetada erinevaid lahendusi. Nii et ka arhitekt ja MEP-insener on asjaga kursis ja juures. Ja nende töö sujub, ei ole häiritud sellest, et peab midagi, ma ei tea, ootama või arvama või aimama, et kuidas kõik on, kohe on võimalik anda märku, et lahendus on küps, laed paketti üles ajajoonele, näed, kas see pakett on vastu võetud. Paketi all ma mõtlen siis, et näiteks et sinu poolt konstruktorina või siis MEP-insenerina mingi muudetud, töödeldud fail, see läheb siia pilve ülesse ja sa saad vastavalt juurde panna ka siis märkmed, et mis sellega lugu on, kes selle peaks vastu võtma. Ja vähendab kindlasti igasuguseid üllatusi ja just see informatsioon, mis ma saan aru, et käib kaasa igasuguste muudatuste puhul just, et see on hästi selge, et ei pea aimama. Ja sellest, model coordinationist me oleme natuke varem rääkinud ka juba eelnevates siis just BIM
eriti nendes webinarides eelneval aastal, see aasta ka, meil on olemas ka töötuba ja juba lansseeritud üks projekt, kus on see väga tihedalt kasutuses. Ja edasi liikudes model coordination. Nad on natukene sarnased, aga neil on oma loogiline ajajoon. Et design collaboration tuleb siis enne ja model coordination tuleb järgi. See aitab tuvastada konflikte hästi varajases faasis. Ei pea ootama seda meeldivat üllatust kuskil ehitusplatsil, et tala ja torustik ja ventilatsioonitoru said kõik ühes kohas kokku ja joovad teed. Et kõik seisab. Igatahes konfliktid, koordineerimine, kõik see on juba varajases faasis avastatav, probleemid registreeritakse, määratakse vastutajad, vaatlejad, lahendused töötatakse välja. Ja oluline on ka siis hästi tihe integratsioon Revitiga ja Navisworksiga, millest me kohe varsti räägimegi. Et loomulikult eesmärk on säästa aega ja raha, sest seda ju kunagi ei ole liiga palju. Ja ka närve, sest suhted tellijatega säilivad paremini, eeldatavasti. Nii, sellega siis lühike ülevaade lõpeb. Järgmisena Recap Pro. Ja ma ei saa siin öelda, et Recap Pro on midagi uut, sellepärast, et Autodeski valikus on ta juba aastast 2013 ja ta oli esialgu nagu lihtsam, selline katsetusfaasis, aga jah, et Recap Pro siis professionaalsete tööriistadega on ta juba olemas 2014 aastast. Ja tuttav neile, kel on olemas AEC Collection, sest seal sees on ta olemas. Ja mis siis sellega teha saab? See on professionaalne tarkvara, mis võimaldab reaalsusandmete töötlust, analüüsi ja integreerimist ja projekteerimisprotsessidesse. Ta ei ole võib-olla nii levinud, aga kõik teavad seda. Levinud ta võib-olla ei ole sellepärast, et senimaani on leitud ütleme tavapärasemaid või siis ma ei taha öelda vanamoodsamaid lahendusi, kuidas näiteks mingeid olemasolevaid objekte saada mudelisse. Ja olemasolevaid objekte, selles nimistus võib ka ju olla mingi objekt, mis on just ehitatud, aga ta on juba olemas ja kuidas ta siis välja tuli. Ehk siis selle kohta on eraldi nimetused. Ja siin Recap Proga tuleb üks väljend, mis on scan to BIM. Ehk siis skaneeritigi selle olemasoleva hoone ja see läheb mudelisse ja sealt edasi siis hakkab oma elu elama. Suurt potentsiaali näen isiklikult Recap Pro puhul renoveerimise projektides. Väga kiiresti, väga täpselt saab sisse skaneerida või ära skaneerida kõik olemasolevad sirged ja kõverad pinnad. Et hoone saab mudelisse ühe päevaga või tegelikult skaneerid ühe päevaga, siis laete andmed Recapisse, kus need töödeldakse punktipilveks ja mesh võrgustikuks. Seda saab teha nii lokaalselt kui ka pilves ja seejärel saate Reviti plugini abil luua BIM-mudeli, mida saab siis kasutada operatiivselt. Jah, kõigepealt ütleme, kui lihtsalt kiiresti siin üle käia sellest järjekorrast igaks juhuks, et luuakse pilvepunktid ja fotod. Ja siis selle järel toimub klassifitseerimine, arvendamine, siis korrastamine. Jah, see on ka võimalik, et valitakse fotogrammeetria, mis eriti hästi toimib suuremate pindade puhul, sest kõike ei jõua skaneerida. Ja punktipilv läheb siis Construction Cloudi ja sealt edasi siis kasutatakse juba valitud tarkvara. Autodeski puhul eelistatud loomulikult Autodeski enda tarkvarad. Ja siit edasi mõned näited.
siin on küll, ei ole meie kallist Eestimaad kaardil, vaid peaks olema Holland. Aga et laserskaneerimisega see andmete kogumine siit alguse saab, pannakse paika punktid, et kus see andmed kogutakse ja selle abil siis punktipilv moodustub, milles on miljonid siis 3D koordinaatpunktid, sõltub sellest muidugi mudeli suurusest, mis sinna või objekti suurusest, mille te siis skaneerite. Juba imporditakse ta Recap Prosse 4 põhilise formaadiga. Tarkvara registreerib mitmest vaatenurgast tehtud skaanid üheks tervislikuks mudeliks. Ja kui rääkida erinevusest skaneerimise ja fotogrammeetria vahel, siis minu teadmine praegu, aga et kas ta siis sellepärast saab näiteks olema populaarsem lähiajal, ei tea. Pigem võiks eeldada, et ikkagi minnakse skaneerimisega edasi. Ja see sama scan to BIM, millest see termin, mida ma enne mainisin. Taristuprojekti tõin siia näiteks just seetõttu, et isegi kui näiteks erasektor peaks jääma, ma ei tea, natukene pausile või siis vaiksemas tempos edasi minema, siis ikkagi elu seisma ei jää, teid ja liine ja kõike muid on vaja uuendada. Me teadagi, Tallinna linn näiteks ju nõuab, et kui tehakse mingeid kaevetöid ja vahetakse torusid või trasse, et siis see kõik, mis maa sees on, et see on skaneeritud mudeliga ilusti valdaja kätte. Scan to BIM töövoog kiirendab renoveerimisprojekte ja tabab just selle täpsuse dokumentatsioonis. Vähem üllatusi ehitusplatsil, suurem kindlus tuleviku ees, andmed on õiged. Töövoog peaks ka kiirenema, jah. Nii, siis järgmine. Eriosad, jah, vot see on ka üks väga hea võimalus, mida kasutada Recap Pro puhul. Ma just iga kord, kui ma siin webinari on läbi viinud, ma rõhutan, et minu arust nendes olemasolevates just avalikes hoonetes ju ventilatsiooni kogu aeg uuendatakse ja see ongi väga vajalik ja see protsess muudkui läheb edasi ja siin ongi üks võimalustest, kuidas mitte käia mõõdulindiga mööda maja ringi, mõõta ühest seinast teise ja võib-olla sai täpselt, võib-olla mitte ja kas korruste vahel asjad klapivad või mitte. Kõik on harjunud, et natuke ikka on mingit eksimisruumi, aga et võib ka ju hoopis moodsamalt seda asja ajada, seda enam, et ma ei tea, Apple'i toodangus on juba lidartelefonides sees, et saab väga soodsate vahenditega skaneerida nii-öelda objekte. Ja kui kõik andmed on olemas, et reaalsusandmed on BIM mudeliks muudetud, siis saab need juba tuua Navisworks kokku. Navisworks Manage võimaldab põhjalikku konfliktide testimist, kasutades oma reegleid ja geomeetriakomplekte. Tuvastatud probleemid saab kiiresti sünkroniseerida selle Construction Cloudi platvormiga ja kogu tiim näeb täpselt, mis toimumas on. Navisworks toetab muuhulgas ka veel, või peale siis ristumiste kontrolli, aga ristumiste kontrollist räägime kohe veel lähemalt ka, simulatsioone. See tähendab, et saab siduda geomeetria ajakavaga ja näha või ennustada siis ette, et kuidas ehitus ajas areneb.
Noh, päris selline omamoodi hindamatu vahend, eriti just objekti ja projekti juhtidele. Ja selle käigus, protsessi käigus saab kogu aeg mudeleid ka siis muudkui metaandmetega edasi rikastada, mis siis tuleviku vaates on oluline, millest kohe räägime edasi, kui tuleb tandem jutuks. Kõik see vähendab riske ja head otsused sünnivad juba enne, kui kopp läheb maasse. Ristumiste kontroll on vist Navisworksi peamine trumpäss olnud tükk aega. Navisworks on eraldi ka väga palju kasutusel olnud. Siia saab tuua mitmete erinevate formaatidega projekte ja faile. Autodeski vaatest loomulikult Revit, AutoCAD, Civil 3D ja siis Recap Pro punktipilved peamiselt. Ja kasutaja saab ise määrata, et milliste mudeli komponentide osasid siis omavahel võrreldakse. Navisworks siis analüüsib ja leiab kattuvused. Iga konflikt salvestatakse visuaalselt ja tekstiliselt ja võimalik siis lisada kommentaare, määrata vastutajaid ja luua raporteid. Sarnaselt muidugi siis ütleme see varem mainitud sellele model coordinationile. Ja väikesed näited ka siin. Siinkohal praegu ristumiste kontrolli video jookseb taustal. Oleks võinud hakata muidugi varem jooksma. Aga põhimõtteliselt jah, kui seda Navisworksi mainida, et siis see juba on olnud paljudel kasutusel, et võib-olla sellel pikemalt siin ei peatugi. Et siin vist on ka nüüd ajajoonte graafiku video. Importi, et siis luua 4D ja 5D simulatsioone. Geomeetria ajakava on seotud. Ehitus areneb siis siin ajas. Läheb edasi. Iga tegevus sisaldab algus- ja lõppkuupäeva, kirjeldust ja mudelid on kõik siis tegevustega seotud. Ja simulatsioonid genereerib ta siis ise, näitab, mis ehitatakse, millal ehitatakse. Et see ajastamine on võimalik teha ka visuaalselt ja esitada siis koostöö ja võimalusi. Ja kokkupõrgete ennetamine loomulikult siis tuleb ka, kuna see clash detection on siin juba vaikimisi sees. Ja siit edasi uus nimi Tandem, mida me tõesti oleme ootanud. Veel ei ole Eestis kasutusel. Alles tõenäoliselt toimub mingi pikem või suurem põhjalikum lansseerimine selle sügise jooksul. Kindlasti anname jälle märku, võib-olla isegi tasub teha eraldi webinar sellel teemal. Aga Tandemi mõte siis. Kui hoone luuakse, tekib hästi palju andmeid. Disainimisel, projekteerimisel, planeerimisel, igasuguste üleandmisaktide ja kõikide muu taolise näol. Ja kui hoone saab valmis ja võetakse kasutusele, siis äkki on mingi osa või väidetavalt 95% andmetest lihtsalt justkui kasutatud. Tulevikku vaadata, siis võib neid andmeid ju tegelikult uuesti kasutada. Ja neid lähebki vaja. Eriti kui me vaatame praegu tagasi või vaatame hetke olukorral, et kus majad, mis on pika ajalooga, nad on valmis, keegi ei tea, mis seal seinte vahel on, või võib-olla keegi aimab, aga igatahes miks mingi otsus sai tehtud, mis selle tagajärg või põhimõte on, see kõik on justkui kadunud. Kuid Tandemi puhul see ei pea nii olema. Et see on pilvepõhine platvorm, võimaldab luua ja hallata digitaalseid kaksikuid,
sest praegu me ju räägime küll digitaalsete kaksikute loomisest, aga kuidas need päriselt hallata, see on, noh, ütleme, see on võimaluste maa, et luuakse praegu küll tarkvarasid ja isegi Eesti enda oma tegijad siin arendavad. Minu arust Tallinna linnal on täiesti kasutusel. Ja see on siis nüüd autodeski vaste sellele, mis, nagu te näete, on olemas kogumikus koos ja täiesti ilusti integreeritav teiste tarkvaradega. Noh, see on jah uus platvorm. Ta viib PIM andmed justkui mingis mõttes järgmisele tasemele, see ei pea olema kõrgem tase, aga nagu järgmisse elufaasi digitaalse kaksiku kujul. Ja ta säilitab iga vara, näiteks seadme või süsteemi täieliku ajaloo. Ta ei dubleeri mudelit, aga lihtsalt salvestab muutused geomeetrias, igasugused parameetrid ja klassifitseerib andmed. Teeb siis põhimõtteliselt selgemaks ja arusaadavamaks ja tegelikult ka kokkuvõttes väga-väga lihtsaks, eriti kui räägime suurematest hoonetest ja suuremaid hooneid ja linnakuid on ju tegelikult väga palju. Et kui seda kõike peaks kuidagi käsitsi jälgima, mida ma kardan, et tehakse kohe isegi võib-olla liiga palju, siis ongi olukordi, kus me lihtsalt raiskame energiat või inimestel ei ole majas mugav, aga et kui seda saaks kuidagi näha või hallata või ennetada, aimata ette, siis selliste võimaluste jaoks siin ongi tandem tehtud. Ruumide haldamisest on siin nüüd üks näide, üks video, et ruume saab jälgida reaalajas. See muidugi eeldab, et teatud riistvara on paigutatud loomulikult, sest kuidas need andmed ikkagi jõuavad, eks ole. Aga kui on hästi planeeritud ja on mõeldud tuleviku peale, siis on igasugused andurid juba ka hoonetes sees olemas. Ja osad andurid on ka tegelikult ju praegu kohustuslikud. Näiteks CO2 taseme jälgimine või siis, kus kasutatakse gaasi, seal peab olema gaasiandur ja siis tuletõrje andurid, kõik sellised asjad on olemas. Mida jah, võib-olla ei ole ja mis on alati kasulik on see, et milline on õhu kvaliteet, eriti ruumides, kus ikkagi inimesed veedavad tunde ja tunde. Näiteks kontoris, koolis, lasteaias, jälgimissüsteem olemas. Ja korraks veel jah, siin kiirelt üle minna, et milline see järjekord siis on, et ütleme, see hoone on valmis saanud ja hoonel tavaliselt puuduvad need PIM-mudeli või siis täpsed andmed, aga selle jaoks siis saamegi reaalsusandmed jäädvustada, kui töökoos siin rääkida, et selleks on meil see Recap Pro abiks, andmete joondamine, klassifitseerimine, korrastamine, kõik käib siis samas keskkonnas, edasi läheb kõik mudelisse ja sealt mudelist siis saabki selle hoone kaksiku juba valmis luua ja edasi käib haldamine ilusti tandemis. Nii, ja siis kuna need tandemi näited ja videod olid väga head, siis ma panin neid siia kohe mitu tükki. Siin veel üks selline halduse näide. Iga ruum vajab ju oma ülevaadet ja identiteeti, võib nii isegi öelda. Saame siin sellest tandemist talle määrata nime, luua juurde dokumentatsiooni, mis on selle ruumi vajadused ja eesmärk ja funktsioon, kui palju siis seal peab olema temperatuur ja kui palju seal peab liikuma õhku, mida seal peab, ma ei tea, kastma, kui seal on elustaimed, koristamine,
kõik muud sellised asjad, kõik on võimalik ära täita ja nii palju, kui siis ütleme ka muidugi see paigaldatud riistvara lubab, saab ka kõike automatiseerida vastavalt siis enda seadistustele. Sest Tandem annab selle võimaluse, et sensorandmed otse ruumidega siduda. Et siin videos on valgustust või inimeste arvu ja siis seob need konkreetse ruumiga enda mudelis. Ja siis jah, need reaalajas andmed Tandemis saab ära visualiseerida. Värvikoodid, graafikud, hoiatused, enda poolt valitud ühikud. Et see kõik, siin on suur potentsiaal ikkagi pidades silmas ka riiklikku ja Euroopa keskset eesmärki, et kuidas kokku hoida energiat. Sest praegu minu arust meil riiklikul tasandil väga hästi ei lähe eesmärgi täitmisega. Et eks näis, mis suuri samme ette võetakse, et kas ikkagi tuleb siis praegu pool energiast nagu kokkuhoidu või ei tule paari järgmise aasta jooksul. Aga kõike seda tandemiga ja tandemi sarnaste eesmärkidega või programmidega saaks teha. Et ette aimata ja analüüsida, et kuidas paremini kasutada ressursse. Veel üks näide, kuidas andmeid kogutakse anduritelt ja kuidas siis neid visualiseeritakse. Et see andmete töölaud ja jälgimine just, jah, et spetsiaalsed töölauad, et need jälgivad varade seisukorda ja kõiki andurite enda andmeid ka, et kuidas anduril endal ka läheb. Ja et see annab meile võimaluse kohe näha, milline seade vajab tähelepanu, millised näitajad on piires või on lubatud piirist väljas, millised on toimunud muutused. Ja töölauad on siis võimaldavad kasutamist vastavalt rollile või vajadusele, võimalus eksportida hetkeseis või ajalugu 2 nädala ulatuses, väike piirang on, et nad mitte igavesti päris, aga et jah, nende salvestamine käib siis eraldi, et kui on soov jätta ikkagi täiuslik ülevaade siis kaksikusse. Ja selline ongi lühike ülevaade praegu Model Management Bundle'ist. Kuna tõesti eesmärk oligi peamiselt rääkida sellest uuest võrgustiku loomise võimalusest, rõhuasetus on sellel tõesti, et ei ole väga perspektiivikas hakata looma BIM-suhteid või siis BIM-platvorme ma ei tea, mõõtmatus ulatuses või ütleme, et nad kuskilt ei tule vastu seda piiri, et kui teil on olemas üks partner ja ta ütleb, et meie suhtleme vot selles keskkonnas, siis on teine, kes ütleb teises keskkonnas. Et siis tegelikult on ikkagi vaja seda hakata kuidagi vähendama, et tuleks ikkagi see mõistlik lahendus vastu. Sest et digitaliseerimise mõte kindlasti ei ole see, et kasutame hästi palju erinevaid digitaalseid lahendusi. Kuskil ikkagi peab olema see optimaalne piir. Et see kulud ja kõik see kulude ette prognoositavus oleks optimaalne. Ja et halduskoormust ja inimeste siis, ma ütleks, keskendumist saaks ka allapoole tõmmata. Ja tehnoloogia portfell, mida suurem ta on, ta võib anda ka muidugi väga laialdaselt võimalusi, aga see tähendab ka alati, et sellel on vaja kulutada. Litsentsid ju maksavad raha alati. Et kui see lahendus praegu Model Management Bundle natukene teil lööb niimoodi kella helisema, siis kindlasti kas või küsige, et mis selle maksumus oleks teile.
Ja nagu ma poole sõnaga mainisin, siis on olemas ka Docs bundle, kus siis on ainult Docsi tarkvara, aga te saategi luua oma Docsi keskkonna ka piiramatu hulga koostööpartneritega. Docs on natukene lihtsam loomulikult ja võib-olla suurema osale näiteks ehitusettevõtetele ongi täiesti piisav ja ongi, ütleme, esimene platvorm, kust alustada. Et küsige ka selle kohta. Ja muidugi Tandem, nagu ma mainisin, varsti kindlasti kuuleme sellest rohkem. Väga huvitav ja väga kasulik tarkvara. Tõenäoliselt selle tarkvara kasutajad võib-olla leiamegi, ütleme, või leiate teie oma klientide hulgast. Võib-olla ju ongi juba näiteks teie käest küsitud, aga mis saab edasi, kuidas ma näen seda, mis mul toimub, kuidas ma saan paremini hallata. Hooneid on ju väga palju erinevaid. Et nüüd on siis olemas ka Autodeski vastus sellele. Ja siinkohal ma tõmbakski sellele webinarile täna joone alla. Kui teil on küsimusi, saatke need mulle kas siis kirja teel või helistage. Minu kontaktid on olemas kodulehel. Olen kogu aeg teie jaoks olemas töö ajal ja loodan teid näha ka järgnevatel webinaridel. Et tänasest tänan ja järgmiste kohtumisteni.